Kuigi lähiajal lubab juba lumelörtsi, ütleb metsavana, et päris talve tulekut peame veel mõnda aega ootama ning seda näitas ka mardipäev, mis oli omajagu vesine. Rindude ränne käib praegu täie lauluga veel, nii et isegi kiivitajad olid veel siin. Nii et ma ütleks veel, et läheb natukene aega, kui see õige möll peale hakkab, aga ega sinna palju aega enam ei ole. Külmemaks peaks metsavana sõnul ilma hakkama keerama selline novembri lõpu poole. Et ta siin praegu hakkab vaikselt seda hoogu võtma, et hakkavad niisugused vihmalörtsi ja niisuguse vahepealsed ja ta läheb jahedamaks ja ta võtab natuke aega, aga ma usun küll, et kadripäevaks ta teeb ikka maa valgeks ja võib-olla isegi ennem. Kuigi kadripäevaks võiks maa valge olla, siis seda metsavana ei usu, et tali pidama veel jääks. Ma kahtlen selles, et see esimene lumi ei jää maha. Et ta ikkagi, see esimene lumi läheb ära, aga juba seal detsembri keskpaigas ja sealkandis ma kardan, et siis hakkab küll tõsisemalt mõtlema selle talve peale. Seda, et lähiajal ilmamuutus tuleb, näitavad ka lindude ja loomade käitumine. Paar päeva tagasi hakkas mutimetroo tööle ja tavaliselt siis on niimoodi, et kuskil nädalapäevad hiljem on lumi ja on miinused. Nii huvitav, kui ei ole, Ahvena uim on see aasta niisugune ka pendeldab. Nii et on ja ei ole talve. Nii et need on, aga muidugi ainukene seapõrn, mis ma saanud olen, see näitab ühtlast talve. Tuleb kõik, aga külma suhtes ma ütlen nii, et selle külma suhtes jään vastuse võlgu. Ma ei usu, et ülikülma teeb, aga ta teeb normaalselt nagu peab talv olema, Eestimaa talv. No ma arvan, kui päikest tuleb, siis ta võib-olla ehk jaanuari ja veebruari kuul ta ikka näitab päikest. Vahetult enne jõule, siis peaks hakkama niimoodi stabiilsemat ilma näitama selles mõttes, et hakkavad tulema külmakraadid nii ööse kui päeva, aga seni kui detsembri keskpaigani ta veel ikka pendeldab.